üllatus, ma kolisin. Ma arvan, et vabandust, mu hääle pärast juba ütlen ära. See video võis tulla väga suure üllatusena pärast mu eelmist korterituuri videot ja seda, kui palju ma rääkisin, et mulle meeldis see korter ja mulle meeldiski see korter. Ma lihtsalt tahtsin teha tuuri enne, kui ma sealt ära kolisin. Ma selleks hetkeks olin juba hakanud vaikselt pakkima, asju kokku panema. Ma mõtlesin, et ma natukene seletan seda videot lahti ja siis natukene räägime ka tõsisematel teemadel, miks ometi ma siis kolisin. Nüüd need klipid, mida te näete, on detsembri lõpust, siis kui asjad olid veel lahtised, me ei olnud kindel veel täpselt nagu, mis me teeme, aga meie olukord oli juba eskaleerunud oluliselt, nii et me teadsime, et mingi muudatus tuleb teha. Ja siis me vaikselt lihtsalt alustasime sellega, et me pakime korterit kokku ja teeme mingid muudatusi, et juhul, kui me peaksime kolima, siis et siis asjad on valmis ja me ei pea hakkama viimasel momendil kiirustama. Nii et need klipid on sellest, kui me värvisime seda Solli tuba tagasi ja see oli nii naljakas. Mul on täiega hea meel, et me filmisime seda, sest et minu arust see oli nagu, meie mõlema arust, me lihtsalt täiega naarisime. Ma ei tea, kas see ka teie arust on naljakas, aga siin on need klipid. Me alustame siis filmimist, värvimist. Me värvime selle rohelise või selle sinise värvi valgeks tagasi. Me oskasime võtta sama värvi, sellepärast, et ma mäletasin, et meil oli keldris mingit vanat värvi ja seal peal oli nagu värvikood ja siis me võtsime selle sama värvikoodi, aga samas me vaatasime, et see on ikka 10 aastat vana. Läksime Bauhofi, küsisime, et kas neil on seda sama värvi ja kartsime, et võib-olla nad on muutnud seda retsepti või midagi, aga ei olnud, nii et me saime sama värvi. 100% effort is 0% return. Yeah, it's different. It just is a different color. That's it. It's a different color. Oh, yeah. It's now pink. It used to be white. It's pink now. We don't know what happened. Meile heitlikud värvimisjäljed on seitel lihtsalt. Igal pool on pintslid liigud. Meile heitlikud suuritud lihtsalt. Cooking up nothing. For real, listen, I'm cooking up nothing. I'm boiling water, dog. Small things coming. Small things coming, for real, listen. Listen, small things coming. Look out for bad results on the way. This is so dead. Ma tahaks pitsli siia samma jätta lihtsalt ja ära lõpetada ära. Mul viis pisarat üle. Öelge ausalt, kas triibud on kadunud? Be so for real. Is it hidden? Is it working? Okei, me anname teile teada, kuidas see jube projekt ma läheb. nii loodan, et järgmine klipp on see, kus me mõlemas, et we're so back. See kuivas õigesti, we're so back. Ja meil on kohe värv otsas. Meil on veerand purki värvi. Chat ütles, et minu konkreetne soovitus, värviga see sein 2 kihti lõpuni, laske kuivada, ärge võrrelge seda lambi valguses öösel. See on reaalselt sama värv. See on sama värv. Nüüd ma ei saa öelda, mis ma öelda tahtsin. Ma tahtsin öelda, et hakkab looma, jah. We're kind of back. Nii, me tänaseks lõpetasime. Ja tegelikult ausalt öeldes hämaras jumalokeine välja. Ma arvan, et see näeb oluliselt parem välja, kui tuli kusti We're so back. We're so back. You ruined my joke. Oh, I'm sorry. I'm so sorry.
Eeljõul teeme uuesti. See näeks veel parem välja, kui tuli kustu ka panna. We're so back. Nii, ma eile lubasin, et ma teen hommikul video. Ja siin on see video, no see on ikka täitsa erinev. Nii et ma käin ehituspoes ja võtan ühe värvipoti veel, siis teeme ühe kihi veel. Põhimõtteliselt on ainult ühte kihti veel vaja. Sest me saime nagu enamus sellest sinisest kaetud. Nüüd on mitmes kiht, see oli mingi 4. või? 3., 4. Ja no see on juba väga nice. Jupp. Ootame veits, et kuivaks ja siis teeme mingi vigade paranduse kuskil. Ehk siis see tähendab mida? We're so back, baby. We're back, baby! Let's go! We're back! It's like we never left. Ja mõtle, me oleme täna augud ära pahteldanud, mis 5 aknal. Siis me filmisime tuuri ja siis me hakkasime vaikselt seda mööblit sealt välja viima, sest see ei lähe üldse kokku selle korteri stiiliga. Ja siis, mis me mingi ära müüsime või andsime, oli see söögilaud, millest mul oli täiega kahju, aga see läks mu tädile. Siis tugitool läks kellelegi, vitriinkappi tahtis mu ema, diivani müüsime maha, sollivoodit selle andsime ära, sest et siin on suur voodi. Ja vist midagi muud ei olnudki. Igal juhul need asju me pakkisime, müüsime ära, vaikselt tegime ja mul on täiega hea meel, et ma alustasin nii vara kõigega, sest ma muidu oleksingi lihtsalt jooksnud viimasel momendil. Nii et see oli õnneks kõik mul kuidagi väga hästi planeeritud. See kapp läheb siit nüüd ära mu emale. Veesid selle välja, vedasid, viisid. Ja nüüd proovime, kas see mahub sinna autosse. No me mõõtsime küll üle. Tundub, et mahtus. Aga vaatame. Igal juhul saate aru, need raamatud, eks, see vitriinkapp, mille Mark ja tema isa ära viisid, ma unustasin kogemata need raamatud sinna vitriinkapi sisse. Mark viis selle ära ja siis pärast kirjutas, et issand, ma ei mäleta üldse, nagu see oleks nii raske olnud. Ja siis mu ema jõudis koju, vaatas kapi sisse ja vastas, et ma unustasin kõik need raamatud sinna sisse. Sellepärast see oligi nii raske ja siis ma mõtlesin, oi, kogemata. Täna on siis pühapäev ja me kolime järgmise nädala laupäeval. Nii et nüüd hakkab koristamine, puhastamine, asjade pakkimine. Mul on õnneks teinud selle mingi organiseerimise ja kõige selle nagu suure töö ära. Ja siis ma ei saa aru, mis sellel riiulil viga on. Võib-olla asi on sellest tagaseinas, aga põhimõtteliselt nagu see riiul oli siin nagu ülemiste peal ja siis oli siin üks riiul veel, kust olid need õppetarbed. Ja see kõik lihtsalt kukkus alla lambist. Nii et praegu me seda parandama ei hakka. Niikuinii pakime kõik asjad ära. Ja kui ära kolime, siis seal vaatame, mis sellega teha saab. Sest et see nagu see sein ise, siin on ka juba mingi vaip, ma ei saa teile näidata. Aga see sein ise veits tundub selline, et see plaat on nagu läinud nagu, sirgest on läinud nagu selliseks. Ja siis võib-olla sellepärast, nende riiulitel on nagu ruumi seal liikuda edasi-tagasi. Diivan on läinud. Aga tühi on siin nüüd. See on isegi natuke kajab. Ma jõudsin uude korterisse, eks. Ja ma võtsin siia kaasa, ma kolin alles ülehomme. Ja ma võtsin siia kaasa põhimõtteliselt kotitäie asju, mis ma tahaks praegu lihtsalt vaatamise pärast üles panna. Nii et ma võtan selle koti siia ja ma näitan teile, mis ma kaasa võtsin. Ja siis paneme koos need asjad siia, eks. Siin korteris on mega palav, nagu tõsiselt siin on väga palav, eriti kuna päike paistab sisse. Hi! Nii, esiteks küünlajalad, sest et ma tahtsin neid panna koos
sellega sinna söögilaua peale ja vaadata, kas see sobib siia korterisse. See kombo. Ma tahtsin kontorisse proovida. Perepildid. Nii, siis ma võtsin selle, et proovida siia peale panna. Ja siis selle, et proovida siia peale panna. Ja siis selle, et siia peale panna. Ja siis ja siis selle, et panna siia sisse, et teha head lõhna. Ja siis selle, et kuskil siia panna. Ja see on kõik. Ja siis see ka, et ma saaks kõlarit kasutada. Sest et muidu me oleme siin vaikuses. Ja siis mõõdulint ka. Lähme mõõdame kohe selle augu ära, äkki ma vaatasin silma järgi, see peaks mahtuma. Nii, ma need pildiraamid panin siia. Siin on mingi tühi auk, aga meil on siin ideaalne plaan selle jaoks siin. Ja need pildid sobivad siia riiulisse väga hästi ja ma pean sealt need asjad veel ära võtma. Ausalt öeldes see näeb siin suht trash välja, aga noh, aega ma lihtsalt panin, proovisin neid. Ja siis siia. No ilmselgelt need siia koos niimoodi ei jää, sest see ei sobi niimoodi, aga mulle tegelikult meeldib see laualina ja need asjad siin. Täna on reede hommik. Ma tegin näomaski oma seda. See on täiega hea, koorib väga hästi. Ja nüüd ma teen, ma vaatan kella, aga nüüd ma teen omal sellega seda näokontuuri maski või näokontuuri. Siis ma teen ruttu skincare'i ära, ma lähen Kristiinesse. Siis ma lähen uude korterisse, koristan seal, sest et siin ma koristasin juba enamus ära. Siis ma tulen mingi 3 ajal koju, 3-4 ajal koju, panen valmis ennast, lähen sööma, siis ma lähen teatrisse, siis ma tulen koju, põhimõtteliselt lähen suht kohe magama ja ärkan ülesse, siis me hakkame kolima, siis me kolime ära, mul on veits aega, et asju lahti pakkida, korda teha asju, siis ma jälle teen pesu kõik asjad, panen ennast valmis, lähen järgmisele õhtusöögile ja siis laupäeva õhtu on vaba, siis pühapäev ja põhimõtteliselt pühapäev on mul suhteliselt ainukene vaba päev see nädal, aga eeldatavasti ma pean siis ka koristama. Nii, ma tegin mul kerge meigi. Ja ma võtan selle kaasa, selle siin ja mul on jälle kott täis igast asju. Kuidagi mu hääl mille juures tundub nagu mul oleks haige. Ööl juhul võtan selle kaasa ja selle kaasa, sest et ma tahaksin proovida teha ühte nagu pilti maalida kööki. Ma jõudsin siia korterisse ja mõtlen praegu ilmselgelt sinna läheb raam, kõik need asjad. Aga ma mõtlen, kas see nagu, kas pilt ise sobib sinna või? Sest et see tuleb umbes sama suur, nagu see oli see lennukiga pilt. Ehk siis, no umbes, äkki põhimõtteliselt täpselt siiamaani ongi nagu suure raam. Või noh, tegelikult mitte nii suur, võib-olla mingi siukene. Ehk siis põhimõtteliselt seda siin ei jääks näha. Nii et ma ei tea. Peab mõtlema. Teine võimalus oleks nagu siia ka panna. Aga mulle iseenesest meeldib see mõte, siin oli enne kell, tahaks siia kella võib-olla tagasi panna. Nii et, ma ei tea, ma pean mõtlema. Siin on reaalselt siuke lava lihtsalt, et ma saaksin need kõik asjad ära panna, on mul vaja panna need asjad siin ära ja need 2, need ma pean panema panipaika, sest et need olid seal seina peal enne. Ja jah, pean veits lahti pakkima, et ma saaksin need asjad siit ära panna ja siis need omakorda ära viia. Ja need asjad siit välja võtma ja sahtletesse panema, mis ma tahtsin siin alles jätta. Näiteks ma näitan mõndasid asju. Mulle täiega meeldisid need taldrikud.
hästi sarnased, aga ikkagi kõik on nagu põhimõtteliselt erinevad. Või noh, need on samad, noh igal juhul. Et jah, see stiil on sama. Ma panen teid nüüd siia tripodile ja teen timelapsi. Praegu on valmis, rohkem mul kõigi asju pole. Nii, et nüüd ma võtsin need kardinad kaasa. Ma tahaks proovida vahetada need seal üleval ära. Ma juba tean ette ära, et need on vales mõõdus, aga ma tahaks lihtsalt proovida, kus valged siin välja näevad. Ma pole üldse kindel, kas ma üldse ulatun sinna üles, sest et see on ikka päris kõrge. Ja jah, ma nüüd hakkan proovima. Kas ma saan, sest et kui valge siia läheks, siis see läheks võib-olla natuke moodsam välja. Ma panin siia need valged asemele, ilmselgelt ma pean ostma uued, mis on nagu mõõdus, et see läheks ikka korralikult ilusti sinna maani välja. Pluss, kui ma panin seda seal, siis seal on need ekstra need asjad, mis nendel siilidel käivad, eks. Ja ma ei arvestanud sellega, et ma ei saa neid maha võtta, nii et see praegu on lihtsalt seal. Aga pole hullu, ma nii varsti ostan uued kardinad. Sain selle pildi valmis ja ma nüüd jooksen bussile, et ma saaksin minna koju, et ma saaksin ennast valmis panna ja siis minna teatrisse. Mul on nii kiire. Ja ma ei tea, ma hakkasin tegema oma juukseid lahti, aga nüüd tegelikult, kui ma panin oma selle kaamera tööle ja ma vaatan ennast siit kaamerast, siis ma ei tea, minu arust seal pluusiga vist ei sobi väga hästi, kui on juuksed lahti. Ma ei tea, mida teha. Jätan või ei jäta. Sest et see pluus ise see pluus ise on juba nii nagu siuke moment. Oota, mul on mu kella vaja ja kaelaehet. Okei, ma panin selle pluusi püksi. Nüüd on see oluliselt parem. Anyways, mul ei ole aega rohkem niikuinii. Nii et aga pats sobib oluliselt paremini selle pluusiga. Ma vaatan, kas ma leian kiirelt mingi patsikummi või ei. Ja kui ei, siis ma hakkan lihtsalt minema. No ta ei arvanud, et teil oli reede õhtul kella 5. Ei, laupäeva hommikul kella 9. Kõik selle lihtsalt siia sisse, noh. Jah.
viimased asjad, mis on tegelikult, nüüd viimased. Või on padjad ka meie oma? Ei, padjad on ka meie omad. Ma ei tea, kuidas mul niimoodi juhtus, et siin nii palju lihtsalt mingit lahtist jama on. Aga las ta olla, mind reaalselt isegi huvitanud, ma tahan lihtsalt ära minna siit. Ja siin on tühi. Kuule, see on vaja kinni teipida. Põhimõtteliselt on valmis. On vaja koristada lihtsalt natukene ja siin süüa. Kus ta nüüd on? Tänava otsas. Võta äkki võtmed. Minu arust ma ei filminud seda pakkimise osa nagu väga palju, sest et ma pakkisin, mul läks meelest ära. Igal juhul pakkisime asjad kokku ja siis enne, kui me siia kolisime, siis ma sain korteri kätte võib-olla mingi, ma ei tea, mingi nädalake enne või mingi 4 päeva enne, äkki midagi siukest. Ja siis ma hakkasin siin käima, koristasin, pakkisin siin vaikselt lahti asju, tegin selle köögi korda, panin mingeid asju vaikselt ja see tuli ka välja, et oli täiega nice, et ma sain nagu siin veits korda teha ja koristada, sest et ma ei suuda tulla korterisse, kus on kellegi teise mingi mustus. Mul peab olema puhas, täiesti clean slate. Ma siin koristasin, panin asju korda ja siis lõpuks me kolisime sisse. See kolimine läks väga ruttu, väga sujuvalt tunniga äkki, 2 tunniga. Unustasin selle kolimise, koristamise, organiseerimise ja kõige käigus siin väga palju filmida, kui me olime juba nagu siia tulnud ja teise korteri siis, selle vana korteri siis ära andnud. Aga ma panin lihtsalt selle video kokku nendest klippidest, mis mul kogunesid. Ma loodan, et see on okei. Aga selline siis oligi minu kolimisvideo. Ma olen siin nüüd paar nädalat elanud ja ma olen täiega mõelnud, et nagu kuidas ma nüüd ütlen seda, miks ma kolisin ja et kuidas ma seda raamin. Ja siis üks hetk mul oli selline nagu, või paar kuud tagasi juba, mitu kuud tagasi, mul oli selline tunne, et ma reaalselt jagan kõigile kõike detaile, sest et mul on nagu nii kõrini olnud kuidagi sellest, et ma olen nii paljusid asju lihtsalt vaikuses läbi teinud. Ja siis me arutasime Margiga, ma natuke vaatasin enda sisse, mõtlesin, et kuhu suunas ma tahaks, et mu kanal läheks ja millest mina reaalselt tahaksin oma kanalil rääkida, mis ma tahaksin, et inimesed tunneksid, kui nad siia tulevad. Ja mõtlesin ka väga tugevalt enda personaalbrändile. Ja mis sinu personaalbränd on? Mul siuke tunne, et ma ütlen seda sõna valesti. Igal juhul, mis kõigi personaalbränd on see, mida sinust räägitakse, kui sind ennast ei ole ruumis. Ja siis ma mõtlesin, et ma väga ei taha nagu olla tuntud kui see ohver või see, kellega juhtusid nii jubedad asjad. Nagu mu elus on nii palju toredaid asju ja nii palju ilusaid asju ja nii palju ilusaid inimesi ja nii palju ilusaid hetki ja on tulemas ka veel nii palju ilusaid hetki, mille pärast ma olen nii elevil ja seega ma lihtsalt mõtlesin, et teate, ma lihtsalt panen selle video ülesse, sest et siin on mingeid toredaid momente, see on ikkagi kolimise video ja taaskordselt mul on jällegi tulemas nii palju erinevaid videosi. Ma täiega tahaksin, olen mõelnud nagu filmida mingi tutvustava video, sest et ma sain aru, et ma lihtsalt tahaksin postitama nagu oma elust mingeid vloge ja asju, et ma pole kordagi tutvustanud ennast nagu, kes ma olen, kus ma tulen. Ma tahaks teha oma partneri Margiga ka videosi ja mul on nagu, ma räägin kogu aeg oma headest ideedest, mis mul on mõeldud siia kanalile. Aga lihtsalt need võtavad natukene rohkem planeerimist ja natuke rohkem aega, et ma saaksin neid, sest et need pole sellised, et ma lihtsalt istun maha ja siis hakkan tegema, vaid need võtavad ikka, vaid nende alla läheb ikkagi nagu organiseerimist ja produktsiooni.
nii et natuke läheb aega, aga senikaua ma tahaks jah teha mingi tutvustava video, siis mul on mingid vlooge tulemas, mis ma pole jõudnud postitada, siis me täna, või mitte täna, vaid see nädal filmime veel mingit materjali, mis on minu või meie enda jaoks, minu ja Margi jaoks siis väga huvitav. Ma usun, et me näeme juba varsti, mitte iga paari nädala tagant ja jah. Ja head tubast, mõnusat hubast nädalavahetust kõigile. See ilm on täiesti jube, mis õues on. Tšau!